Tere, tere! Alati see muusika läheb nii järsku ära, aga tšau sulle, Mihkel. tere kõigile, tšau Kai. Ja nii tore, et te olete võtnud selle aja ja pühapäeva õhtul kell 20 tulnud siia meid kuulama. Ja osadele tegelikult on Mihkel juba siin ka tuttav, sest me olime mingi aeg tagasi, vist oligi 6 aega tagasi otse-eetris mu väärtuse võimendamise grupis. Ja seda 2-tunnist tolleaegset videot saate siis ka YouTube'ist järgi vaadata. Aga mida me siis täna oleme tulnud siia rääkima, asun kohe asja kallale. Et ma olen ettevõtja, kusjuures mai lõpus sai täpselt mul 7 aastat minu Oja Consulting OÜ-st. Ja sellel aastal on seal käive väga väike, minimaalne, mõni kuu ei olegi käivet olnud, sest minu ettevõte on nüüd Kai koolitused OÜ, aga millest see siis tuleb? Ehk seesama Oja Consulting ja Kai koolitused andsid 3 aastal järjest selline 250 miljonit käivet. Ei, ma ei näinud seda 250 miljonit otse, ma kasutasin seda raha, maksin teenuste eest ja nii edasi. Aga kuskil aasta, poolteist tagasi vaatasin, et asjad ei lähe enam nagu nii ma soovin. Ja siis sellel talvel ma pöördusin Mihkli poole, et uurida, et mis värk on, sest Mihkel teeb kohe lühema sissejuhatuse endast või tutvustab ennast. Ja täpselt seesama live, mis meil oli Mihkliga 6 aega tagasi, ma pärast panen siia kommentaari lingi ka, et sealt saate siis pikemalt Mihkli lugu kuulata ja tasub seda kindlasti nagu kuulata. Siis ma pöördusingi Mihkli poole ja ta näitas mulle, et mis tegelikult siis mu sees toimub, et miks on olnud nagu selline tagasilöök. Et 250 miljonist ma arvasin, et läheks nüüd 500 000 ja siis juba 1 miljon, aga mingid asjad ei läinud nii, nagu ma soovisin.
ja me hakkame sellest kohe rääkima. nii et jää siia kuulama, sa saad ka kaasa rääkida, küsida, jagada. kuule, Mihkel, nii tore, et sa tulid siia pühapäeva õhtul. see on see live, mida ma nagu olen mingil hetkel nagu täiega oodanud, et teeme sinuga. ja siin see nüüd on. Mm. nii Äh, et räägi paari sõnaga iseendast. ülihea sissejuhatus. Aitäh sulle heade sõnade eest ja mul on samuti ülisuur rõõm siin olla. Ühesõnaga paar sõna minust. Ma olen samamoodi tegelikult rääkimas sellest, millest ma räägin ja seda laivi tegemas siin eelkõige sellepärast, et millised on olnud minu rahalised kogemused minevikus. Ehk siis ma olen tegelikult pööraselt huvitatud sellest, kuidas toimib reaalsus, kust tulevad inimese käitumismustrid ja kust algavad tulemused, sest minu enda kogemus oli ka sarnane Kaile, küll mina ei loonud veerand miljonit, küll aga ma tegutsesin väga pühendunult, ma võtsin endale mentori, ma tegin järjepidevalt, märkasin kell 5 hommikul, ma nii-öelda järgisin kõiki neid nii-öelda teatud meetodid, mis justkui võiksid soovitud tulemused tuua. Samuti ma tegelesin erinevate ettevõtlusvaldkondadega, ümbritsesin ennast pealtnäha edukate inimestega ja olenemata sellest kõigest, ma ei saanud ikkagi ühtegi soovitud tulemust. Ma ei jõudnud selleni või ma ei saanud seda, mida ma päriselt tahan. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu mis värk sellega on, et kuidas saab olla niimoodi, et osade inimeste jaoks teatud strateegiad ja tehnikad ja lähenemised toimivad ja samal ajal teistele nad ei toimi. Noh, minus tekitas see tunde nagu esialgne järeldus, mis ma tegin, et minuga midagi valesti, edu ei ole mulle mõeldud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealt hakkaski minu sügav huvi ja siis tegelikult ma toon niisuguse kohamängu, et ma mäletan ühte päeva, kui ma sain teadlikuks sellest, et igaüks on tegelikult võimeline looma piiritud küllust, piiritud rikkust, aga selle jaoks tuleb meil teha vundament korda. Samamoodi, kui sa tahad ehitada nagu üliilusat ja vastupidavat maja, siis sul tuleb ehitada korralik vundament. Samamoodi tuleb meil ehitada korralik vundament soovitud tulemustele. Aga mis asi see nii-öelda vajalik vundament on? See on tegelikult meie identiteet, meie juuruskumused. Ja siis ma hakkasin uurima, okei, aga kuidas neid uskumusi muuta, sest osade mentorite käest ma kuulsin, et uskumustega ei ole vaja tegeleda, teiste käest ma kuulsin, et uskumuste muutmine käib ühte või teistmoodi. Ühesõnaga, ma sattusin räigelt suurde segadusse ja see ärritas mind täiega ja pikk lugu lühikeseks ma jõudsingi sinna kohta, et okei, aga kuidas see nüüd käib ja nüüd ma olen viimased tegelikult 3 aastat sügavalt uurinud, enda peal katsetanud ja tundnud nagu otsest mõju selle peal, kuidas see on mõjutanud minu olekut, minu teguviisi, neid inimesi ja olukordi, mida ma enda ellu tõmban ja üldse avardanud minu maailmavaadet sellistel viisidel ja samuti ka mu klientide ja inimestega, kellega ma töötanud olen, maailmavaadet sellistel viisidel, mis on tõesti transformatiivne ja elumuutev. Ja sellepärast ma siin olengi. ja nii äge ja ma tunnen Mihklit tegelikult ju ka sellest ajast, kus sa siis tahaks öelda nagu Varem justkui isegi. ajasid seda raha taga või kui lihtsas keeles ütleme, et ma ka imetlesin, et vau, kui julge sa oled ja käid ja müüd asju ja suhtled inimestega ja nii edasi, onju. Et tegelikult see, mis meil on see tänase vestluse pealkiri, et miks raha ei andnud mulle seda, mida otsisin, siis see ongi see koht tegelikult, sa said nüüd teada, miks ta siis ei andnud sulle seda, mida sa otsisid ja ka mina hakkasin seda otsima, et või tahtsin teada saada, et miks ma siis, kui ma jõudsin sinna veerand miljonini, et miks mingid asjad hakkasid juhtuma ja me selles vestluses nüüd toomegi Mihkliga siis selle nähtavale, toome selle nagu esile, miks siis ma nagu hakkasin justkui tagurpidi käima ja olgugi ära öeldud, et see on põhimõtteliselt te satute sellisesse kohta, nagu oli minu ja Mihkli üks eraseanssidest või üks osa sellest, et toomegi selle nagu siin nähtavale. Loomulikult ei ole meil 100% kõik asjad kokku lepitud, nii et hästi põnev on vaadata, kuhu me nüüd siis välja jõuame. Meil on pandud siht paika, et kuhu me tahame välja jõuda, aga nagu ikka hakkavad asjad lähevad natuke omasoodu, nagu mulle meeldib, kuidas sa Mihkel ütled, et
mis nagu hetkel, kuidas sa kasutadki väljenduda vist tahab või Mis läbi tulla tahab? ja mis läbi tulla tahab, nii et vaatame, meil loomulikult on mingid punktid on niimoodi kirjas ja eks mul on kohati ebamugav ka, et tuua see koht nähtavale, et ise eduõpetaja kõike sellest nagu rääkinud, et kuidas seda raha luua, nii, aga ma arvan, et üks oluline asi on ka öelda, et meil kõigil on oma tee. Minu tee on väga palju inspireerida, motiveerida läbi enda kogemuse jagamise. Sinul ei pea olema selline tee nagu minul, sa ei pea oma asju teistega niimoodi jagama. Sa ei pea, sinul pole võib-olla üldse selline tee, et meil on ka Mihkliga tegelikult väga erinevad teed, on ju. Et aga võib-olla see, kui ma seda jagan, see teeb minu jaoks kindlasti ka asju veel selgemaks. Ja kui juba üks inimene siit ka tunneb, et vau, et issand, mul on kuidagi samamoodi olnud või et äkki mul on siin ka mingit tuge või kuidagi seda selgust vaja, siis juba see jagamine siin on nagu oma eesmärki täitnud. Aga lähme siis selle teekonnale, toome siis selle nähtavale, et miks raha ei andnud mulle seda, mida ma otsisin ja siis vaatame neid alateadvuse sügavamatele kihtidele otsa. Nii Jaa. põnev. Ja toome need kindlasti nähtavale. Ma tahan ühe asja ennem öelda, et ja tunnustada sind, et sa julged nagu selle asja päevavalgele tulla, selle ebamugava koha. Ja ma tahan siukse märkuse välja tuua, mida ma lugesin. Üks inimene ütles sulle tagasisideks seda kuskil mingi story peale, et oh, nii tore näha sind, Kai, et sa oled ka inimene, et sul on ka nagu mingisugused väljakutsed. Ehk siis tegelikult kõik inimesed on juhitud mingil nagu vähemal või suuremal määral teatud piirangute poolt. Aga kõik tahavad näida välja perfektsed, sest noh, kuskil minevikus on omaks võetud selline asi, et vigu ei tohi teha ja sellel on teatud negatiivsed tagajärjed ja siis inimesed tahavad neid vältida, sest kui need negatiivsed tagajärjed päevavalgele tulevad, siis see võib tähendada, et sa ei ole kuidagi aktsepteeritud või armastatud või sa oled kuidagi seal nende inimeste pundis, kes koolis said kahtesi või nii-öelda oled paha inimene või mis iganes järeldusi sina võisid siis nii-öelda väiksena selle tõttu teha. Ehk siis, aga üks ütlus, mida minu mentor ütles selle peale, et oli selline, et palun ära mitte kunagi saa perfektseks, et sul ei ole mitte kellegiga suhestuda. Ja ma usun, Nii hea. et sellepärast see ongi, kui me hakkame võtma omaks enda inimlikkust, siis see inimeseks olemise teekond läheb tegelikult palju lihtsamaks. Ja seal ei pea olema nii palju kannatust, sest me oleme tegelikult kõrgemas plaanis need kõik väljakutsed ja piirangud juba siia kehastudes valinud. Nüüd on võimalik nendest teadlikuks saada ja tegelikult läbi nendest teadlikuks saamise saab avaldudagi imeline elu ja siin seda te nüüd näete, et kuidas see imeline elu saab takistatud Kai näite puhul ja võib-olla ma toon enda näite ka. Ja mis sai nüüd võimalikuks tänu sellele, kui Kai sai nendest piirangutest teadlikuks. Ma Ehk tahan siis, ja, siia korra, enne kui sa hakkad küsima, ja, et see inimlikkus, enda inimlikkuse inimeseks olemine nagu vastu võtta, ma arvan, et see ongi see, mida ma siin tegelikult soovin näidata, et keegi ei ole kuskil üliinimene, aga see kuningas ja kuninganna ja president või keda me kuskile pjedestali tahaks seada, käivad samamoodi tualetis, magavad samamoodi, peavad sööma, ma ei tea, nuuskavad nina ja mis iganes. Ja ma mõtlesingi millalgi, kui me sinuga neid sessioone tegime, et nii lihtne on tagantjärgi öelda, näete, 2 aastat tagasi oli mul nii keeruline, siis ma sain selle ja selle teada. Aga mis siis, kui selles sees, kui ma olen tegelikult praegu veel selle sees hästi tugevasti, et mis siis, kui ma selle nüüd nagu nähtavale toon, et nagu näitan, mis tunne on ka nüüd, mitte nii, et ma kaoks kuskil ära, kui usu mind, ma vahel tahaks megalt ära kaduda, kõik sotsiaalmeediat kinni panna, kõik asjad, et mitte millegiga umbes tegeleda. Ja siis jälle tuleb see, et oota, lähme siit edasi, aga mis siis, kui ma seda kohta ka näitan, et miks alati jälle tagantjärgi öelda, näe, tal oli nii suur depressioon või nii suur läbipõlemine on ju paar aastat tagasi, aga äkki selle sees olles võib ka sellest rääkida ja me ei hakka mingi vinguma siin, nii et ja okei, nii. Okay. Ma küsin siis samal ajal tegelikult ka teilt, kes te kuulate ja vaatate, ma korra piilun, teen korra väikse refresh'i, vaatan, palju meil vaatajaid on, aga kui
te saate, ma ei tea, need tulevad vist viivitusega ka, ühesõnaga proovida ju võib. Ja kui läheb väga kaua aega, siis läheb, aga küsimus 10 inimest ikkagi vaatab. nii et küsimus on see, et kui te olete nõus jagama, kirjutage, et mida sina päriselt tahad. Võib-olla kirjuta näiteks oma suurim soov, mida sa päriselt tahad või mida sa kõige-kõige rohkem tahad. Või teine variant, kirjuta näiteks kommentaaridesse, kui sa oled nõus jagama, et kas sul on mingi probleem, mingi, vahet pole, missuguses eluvaldkonnas. Ja kui sul on see probleem, siis kirjuta kommentaaridesse, kui sul tuleb mingi probleem pähe, siis kirjuta kommentaaridesse, et mis emotsioon sul tuleb üles seoses selle probleemiga. Ja samal ajal, kui teie inimesed kirjutate, siis ma saan sedasama asja põhimõtteliselt Kailt küsida või noh, me räägime rahast, sest ilmselgelt sa tahtsid ju raha, et me võime selle nagu nii-öelda maha tõmmata, aga mina küsiks siis sinult selle koha pealt, et kui sinu probleem oli rahaga seoses, siis mis emotsioone sina tundsid sellega seoses? Ja see ei pea olema pikk vastus, aga mis ja tunded sul ehk sellega siis üles tulid? Või tulevad äkki siiamaani vahepeal? ja et enamjaolt ma arvasin, et kui mul on palju raha ja ma rääkisin nagu suurtest summadest, miljonitest on ju, siis minu kõik probleemid on lahendatud, siis ma ju ei pea vaatama poes, mida ma süüa ostan või ma saan sõita autoga ilma, et ma pean nagu mõtlema, et millal ma lähen või kuhu ma lähen või ja inimesed saaks mind aidata. Mulle tegelikult meeldib, kuidas mu õpetaja Bob Proctor on öelnud nagu, et kui sul on palju raha, saad veel rohkem inimesi aidata. Ma uskusin siiralt, et see kõik lahendab minu probleemid. Ehk siis, kui sa küsid, mis see emotsioon oli, siis kas sa mõtled nüüd seda, kui mul ei olnud raha, mis on emotsioon või sa mõtled, kui ja täpselt, et noh, praegu sa tõid juba nii ilusti välja, et raha lahendab kõik probleemid. just, Okei, aga absoluutselt oli ja. minu suur uskumus, et siis saab ju kehakaal olla paigas, sest mul on raha osta korralikku toitu või palgata toitumisnõustaja, nagu kõik asjad minu jaoks lahendas nagu raha. Et nagu ilma rahata, siis kui me räägime emotsioonidest, ma natuke siit vaatan nagu maha ka, et mul tõeks aga ma õiged küsin, aga ma küsin sult pigem niipidi, et okei, et aga kuidas viisi sa tunned ennast nüüd, kui sul on need kõik asjad olemas, sul on eratreener olemas, sa saad teisi inimesi aidata, sul on kõik probleemid lahendatud. noh, kuidas viisi, missugune on sinu olek sellisel juhul? su naeratus ütleb juba nii paljugi, aga sa võid selle sõnadesse ka panna. siis ma arvan, et ma nagu olen, tahaks öelda, et ma olen nagu hästi suure linnukese kirja saanud, et ma olen nagu midagi elus saavutanud, midagi hästi teinud, ma saan olla enda üle uhke. Ma arvan, et siin taustaks on ka see, et näete, et ma olen ju eduõpetaja, et ma nüüd saan näidata, et näete, see toimib, mul on ju palju raha, on ju. aga tunne eelkõige? Ja tunne, ma arvan, saan rõõmu tunda ja tegelikult mul on see tunne ka rahutunne, sest ma kunagi avastasingi seda, et issand, kui mul on palju raha, siis ma ei karju enam laste peale, ma ei õienda nendega, sest mul on see probleem, et mis ma lauale panen või mis ma selga panen või mida raha eest saab, siis seda ju pole, ma saan tunda rahu, on ju. Ja ma avastasin ka, et aga kui ma võiks ju kohe nagu hakata rahu tundma, aga ikkagi tuli rahutunne siis, kui mul hakkasid mingid müügid toimuma ja raha hakkas voolama. Ikkagi sellest nagu tuli see, on ju. Ma arvan, see rahu ja rõõm on need kaks tunnet, mida ma arvasin, et raha mulle annab. Okei, väga hea. Ehk siis, kui raha annab rahu ja rõõmu, siis mis on see nagu, mis peab olema see olek sul praegusel hetkel, kui sa tahad jõuda rahu ja rõõmuni? Praegu siis on jah, selles pigem mõttes, et kui ärevus, mitte rahu ja rõõm, vastand on ju. yeah. Rõõmu vastus võib küll öelda kurb, aga pigem on see ärevus, ma olen enda peale pahane. Ma tunnen süüdi, et nagu oleks läbi kukkunud, nagu natuke alaväärne, mulle kuidagi see sõna on hakanud tulema, on ju. Et nüüd, kui mul ei ole nagu raha, et näe, ma ikkagi ei ole hakkama saanud, on ju. Yeah. Et olen nagu midagi teinud valesti või ongi siis mul midagi viga. ja
täpselt. Ja kui inimene tunneb, et tal on midagi viga või ta on midagi valesti teinud, siis tegelikult see emotsioon, mis seal taga on, alati süütunne või häbitunne. vaata, lastele öeldakse ka häbi, häbi, millal neile öeldakse seda, siis kui laps on pealtnäha vanema perspektiivist midagi valesti teinud. laps enda arust ei tee midagi valesti, selles mõttes, et tema on lihtsalt puhas leht, ta naudib elu, ta avastab, ta nagu, sellepärast lapsi ongi nii nakatav vaadata, et nad on nagu, nad on puhtad lehed. Senikaua, kuni neid hakatakse programmeerima ja noh, lapsed võtavad selle ise omaks ja nad on selle nii-öelda tegelikult, kui minna esoteerilisemaks, ise selle siia kogemusse nagu teadlikult tulnud, millest nad siis lapsena muidugi ei ole teadlikud. Et ja kus nad hakkavad siis seda võtma, et et seda ei tohi teha, sellega on midagi valesti ja siis tulevad need kontseptsioonid sisse. Ehk siis ma korra ennem kui ma edasi lähen, siis ma vaatan, kas keegi muidu ma hoian jagas. ka Mihkel siin silma peal, et ma Jaa, saan sulle öelda ja et praegu pole keegi nagu jaganud, aga okei, täiega võite jagada ja et jaa, mis on see teil hetkel probleem või mis on see, mida noh, mis probleemide lahendust tahate. jaa. Ja see ei olegi otseselt nii-öelda, noh, te ei pea absoluutselt jagama, selles mõttes, et no praegu kes tuli soovib. see välja, te saate ka iseenda nii-öelda paralleele vastavalt sellele tõmmata. Aga ühesõnaga, nagu te näete, siis kuidas käituvad inimesed ja imetajad enda loomult on see, et nad tahavad vältida ebamugavust ja pürgida mugavuse poole, samamoodi nagu tegi Kai. Ja samamoodi nagu teevad kõik inimesed, aga kuidas inimesed üritavad seda teha, on läbi väliste olude muutmise. Üks põhiline illusioon, mida inimesed arvavad, on see, et nad saavad ennast paremini tunda siis, kui välised olud muutuvad. noh, sinu näite puhul sa saad ennast kui on rohkem vabana raha. ja kui sul on rohkem raha, siis sa saad tunda ennast vabana ja rõõmsana, mis tähendab, et praegu sa ei ole vaba ja rõõmus, on ärevus ja pinge, häbi, süü ja tegelikult põhjas all on tegelikult hirm ju. ja, ja aga senikaua, kuni teie inimestena või sina inimesena üritad muuta väliseid olusid, et ennast paremini tunda, siis see on tegelikult lõputu. Sest mis reaalselt toimub, on see, et mitte sinu välised olud ei loo ebamugavat tunnet, vaid sinu perspektiiv välise olu suhtes loob selle ebamugava tunde. Ja tegelikult paradoksaalsel kombel, meile tundub paradoksaalsel kombel, ta loob ka selle välise olukorra. Ehk siis sinu perspektiiv loob nii ebamugava tunde, kui ka ta tõmbab sinu ellu täpselt sellise olukorra, mida sa ütled, et sa pealtnäha ei taha. Ja noh, mida siis Kai tahtis, Kai ju tahtis miljonit või nagu nii-öelda ütlen miljonit, tegelikult ta tahtis raha, ta väitis, et tal on probleem rahaga. Aga mida ta üritas siis teha, sa üritasid ju vabaneda nii-öelda sellest rahapuudusest. just, ehk siis ma ju arvasingi, et mul on rahapuudus, sest et ma ei ole siis keegi, kui mul nagu raha ei ole ja olen nagu läbi kukkunud ja nii edasi, on ju, et kõik, et raha siis kõik need probleemid lahendab. ja mis ma siis tegema hakkasin, minul tuligi jaanuaris üks äriidee ja vahet ei ole praegu, mis see oli, on ju. aga ma arvasin siis, et seal liiguvad suured rahad ja ma lähen hakkan seda tegema, on ju. Et see oli online'is ja hakkaks siis tegema ja istusin lihtsalt kodus ja tegelikult ei suutnud nagu midagi teha, vaatasin sellele materjali seal otsa ja sealt ma võtsingi tegelikult siis ka Mihkliga ühendust, et ma ei saa aru, mis minuga toimub, on ju. Et noh, ma ikka istusin hästi selles puuduse kohas, et kuidas ma üldse nagu siit nüüd edasi lähen, et mis ma ellu kõik olen loonud, mis nagu raha, mille jaoks justkui raha on vaja. ja nüüd ma hakkan seal, olen selle aasta lõpuks on ju miljonär, mis täiesti reaalne on selles valdkonnas tegelikult, mida ma teha tahtsin. ja ma saingi aru, et ma nagu ei suuda seda teha. Ja nüüd ma toon kohe välja, miks ta ei suutnud seda teha ja miks väga paljud inimesed nagu leiavad ennast takerdatuna, isegi kui nad on tegelikult nii järjepidevad ja nii ettevõtlikud ja nii distsiplineeritud nagu Kai. noh, ma tean selles mõttes, et ma tean väga palju inimesi, aga minu nagu tutvusringkonnas või lähedastes inimest ma ei tea, noh, mul on väga vähe inimesi, kes on nagu tõesti nagu nii südikad kui sina. Ja sa oled tõesti nagu väga väekas naine minu perspektiivist. aga
nagu ta mainis, et rahapuudus, kui inimene tunneb ebamugavust, okei, kui mul on rohkem raha, siis ma saan ennast mugavamalt tunda. Aga see fookus, et kui sa üritad keskenduda nagu ühesõnaga, kus oli Kai fookus, ta fookus oli sellel, mida ta ei tahtnud enda elus näha, ta ei tahtnud näha enda elus rahapuudust. aga sa ei saa luua soovitud elu, keskendudes sellele, mida sa ei taha või proovides vältida tulevikku, mida pole veel juhtunud. see on nagu, kui me sellise fookusega oleme, siis me loome täpselt seda tulevikku, mida me üritame tegelikult nii-öelda, mida me üritame vältida, kõige lihtsam ongi niimoodi öelda. ehk siis senikaua, kuni sa arvad, et see, miks sa tunned ebamugavust, on sellepärast, mida sa oma elus ei taha ja üritad sellest vabaneda, lood sa täpselt sama olukorra kordumist. ja mida sa siis õppisid selle olukorra tulemusena, oli ju tegelikult see, et tõeline vägi ja tõeline vabadus sai sinule kätte ennem, kui välistes oludes midagi muutus. ehk siis kui sa räägid ka sellest vältimisest, on täpselt ju see, et ma ei tahtnud seda ärevust tunda, ma ei tahtnud seda süütunnet tunda, seda alaväärsustunnet tunda, et minuga midagi valesti ei tahtnud tunda, mis tegelikult siis ma arvasin, et tuli sellest, et mul ei ole raha, et kui ma nüüd saan raha, siis ma neid tundeid ei tunne, on ju, et samamoodi need olid seal kuskil peidus, et ma ei tahtnud nagu neid näha. ja ma toon siis siia välja, mida me temaga kõnes avastasime, oligi siis see, et Kai oli õppinud noorest peale siduma enda väärtust ja enda väge rahalise seisuga. ja samuti seadis ta endale tingimuse, noh, selles mõttes ta oli seda õppinud ja seadis seda kõike alateadlikult, et tema on armastust väärt siis, kui ta on eeskujulik, ettevõtlik ja rikas. aga mida see tähendab, on siis see põhimõtteliselt, et kohe, kui raha ju kõigub, siis see tähendab, et sa ei ole armastatud ja sa ei ole vääkas ja sa ei ole väärtuslik. noh, minul endal oli isiklikult täpselt sama lugu, ma mäletasin, et ma olin nii veendunud selles osas, et ma võin siis alles tegudele asuda ja siis seda informatsiooni, enda kirge väljendada ja ennast väljendada sotsiaalmeedias, kui mul on raha. et siis ma olen kuidagi aktsepteeritud, siis see tähendab, et ma olen vääkas, siis ma olen väärtuslik. aga senikaua, kuni sa ootad, et väline olu muutuks, et sina saaksid tunda end väärtuslikuna, armastatuna või väekana, siis sa jäädki ootama, sest nagu ükski väline olu ei saa kinnitada seda, kas sa teed õiget asja, kas sa teed seda piisavalt hästi, kas sa oled mingit rahasummat väärt või mitte, sest väline on tegelikult ju projektsioon. see on, te olete kõik kuulnud, väline on sisemaailma peegeldus. kui sulle näiteks mingisugune film ei meeldi, siis sa ju proovi ju filmi vaadates seda ekraanilt mingit osa sealt maha sodida, mis sulle ei meeldi nagu Kai teeb. sa vahetad filmi ära senikaua, kuni sulle film meeldib. aga see on see, mida inimesed elus teevad, on see, et nad näevad midagi enda reaalsuses, nad tunnevad ebamugavust, nad näitavad näpuga, et ma tunnen ennast sellepärast ebamugavalt või see inimene ajab mind närvi. tegelikult sinu perspektiiv on see, mis tekitab seda närvis olekut ja seda ebamugavust. ja selle asemel, mis siis võiks teha, selle asemel, et nii-öelda muuta välist või nii-öelda seda ekraani, siis sa saad muuta seda, kus see väline algus saab, mis on sinu identiteet ehk siis see mõistuse konstruktsioon. ja need olidki Kai puhul otseselt seotud sellega, et ta ei ole väärt, ta ei ole armastatud, ta on ebapiisav, temaga on midagi valesti, mis kõik lood need seal on. ja huvitav on see, et ega ma ju lapsena ei mõelnud või sealt ma ei saanud selle, et väärtus võrdub raha, aga see sai kindlasti nagu, et mul on vaja nagu midagi teha, mul on nagu vaja teiste heakskiitu ja siis, kui hakkad ettevõtjaks, siis hakkan panema seda rahasse. et see ongi hästi huvitav, et lapsepõlves saab see sügav mõte ja see uskumus alguse, nagu sa ütlesid, et mõni ütles sulle, et uskumused pole olulised, ma nagu vau, et sealt tegelikult saab on ju kõik alguse. ja tegelikult mul on ammu ju märkmikud, vihikud, töövihikud täis kirjutatud, ma olen piisav, mul ei ole midagi viga, on ju. et aga ma tahaks öelda, et ma nüüd alles sinuga nendel seanssidel jõudsin nagu sügava
arusaamised, mida see nagu tegelikult tähendab, et kui ma päriselt olen hakanud lapsena läbi teiste inimeste käitumise endast arvama, et mul on midagi viga, et kui ma nii ja nii ei tee, siis ma tunnen ennast alaväärsena, minuga on midagi valesti, siis see kandubki hiljem üle sinna rahasse. Väikse lapsena ma ei pane seda rahaga on ju võrduma, aga kui tähendab, et ma olen ju ettevõtja, mul on vaja olla edukas, siis see tähendab kohe seda raha, ehk siis ma panin nagu selle kohe ühte patta ja selle asemel ma tahaks öelda, et ma läksin nagu sinna mentorlusse täiega nagu südame järgi, ma tundsin, vau, ma saan inimesi aidata, aga mida rohkem ma seal olin, seda rohkem ma nagu hakkasin kõike nagu võrdsustama rahaga ja siis noh, vot mis see algus meil ongi, okei, veerand miljonist nüüd mingi mõne tuhande käibeni on ju, et nagu miks selline asi juhtub ja see on ja samas, kes on pikalt ettevõtja, ütleb, et sellised asjad nagu juhtuvadki, nendest me on ju õpime ja ma arvan, et see ongi nagu mega äge õppekoht ehk mida sa, Mihkel, ütlesid selle peale mulle, et miks see tegelikult on hea, et see tuleb ju nähtavale ja, ja ma tahtsingi sellest täpselt rääkida, mm. -hmm. et see põhjus tegelikult, miks inimene, näiteks siis Kai läheb 250 000 pealt siis kuskile nulli juurde ja pealtnäha inimene võiks öelda, et okei, sa teed midagi valesti, noh, mida sinule tunduski, et okei, ma olen midagi valesti teinud Mm -hmm. või ükskõik mis välist olu süüdistada, aga tegelikult see, mis väljendub sinu välises reaalsuses, on otseses korrelatsioonis sellega, kelleks sa ennast sügavalt sisimas pead. ehk siis, kui Kai peab ennast endale teadmata selleks, et ma ei ole väärt, ma ei ole armastatud, minuga on midagi valesti, siis ja sinu teod tulevad sellest piirangust, siis kõik sinu teod tulevad usust, et minuga on midagi valesti, mis tähendab, et kui sa selles kohas tegutsed, siis sa kinnitad sedasama piiravat paradigma ja see taasjõustub, mis tähendab, et olenemata sellest, kui palju sa tegutsed, sa võid niimoodi asju panna toimuma, et seda raha tuleb, sest nagu tuli ju 250 000 3 aastat järjest, aga see ei jää kunagi püsima. Ja mis kõige tähtsam, see tegelikult ei täida sind lõpuni selle täituvuse tundega. Ja see on see põhjus, miks Kai jõudis siuksesse kohta, kus oli see, et nagu ma ei tea, ma tahaks mingit muud äri hakata proovima, sellepärast et see tegelikult, mida sa armastad teha, ei saanud sind lõpuni täita senikaua, kuni see piirang või see nii-öelda piirav paradigma oli ees, eks ole, et ma ei ole väärt ja ma ei ole armastatud ja kuskil alateadlikult nii-öelda endale teadmata närvisüsteem otsib ikka veel mingi isa heakskiitu, mitte et sa teadlikult mõtled sellele, aga see on see, mis seal nii-öelda all toimib. Ja Ehk siis, tegelikult ju, jah, kui juba jõuda suurte summadeni, miks on ju inimesed, kes on, ma tean mõndasi, need on just välismaal, kellega ma tookord kokku puutusin, mis panid mind esimest korda selle üle mõtlema, et kes olid nagu miljonärid või neil oli nagu kõik nagu minu perspektiivist vaadates nii hästi, siis mõtled, miks nad nagu nii õnnetud on ja kurvad ja isegi vihased või ehk siis praegu sind kuulates ma saangi aru, et ükskõik mis summani ma jõuan, siis ma näen ju, et alati saab edasi, et kunagi tegelikult ju pole piisav, kunagi tegelikult ju pole piisav, sest et ma ikka tahan hoiduda sellest ärevuse tundest, ma ikka tahan hoiduda sellest süütundest, et kõigest sellest ja selle taga, nagu sa ütlesid, on hirm, ehk siis kui ma teen otsuseid hirmu pealt, et nüüd saab äkki raha otsa, nüüd ma äkki, keegi ei taha mind enam kuulata, on ju, ja miks me saame täna siin laivis olla, et kui ma oleks teinud otsuse hirmu pealt, issand, kui ma nüüd seda jagama tulen, siis keegi ei taha mind enam kuulata või ütled, Kai, mina lähen nüüd ära su mentorlusgrupist, mul on praegu 2 mentorlusgruppi käimas, on ju, kõigi need naised teavad seda tegelikult juba mitu kuud, ma neile on ju jaganud ja siis kui ma teeks seda selle hirmu pealt, siis ma ei tuleks on ju siia, ehk siis see, nagu sa ennem välja tõid, on ju, jaa. et mis uskumuste pealt me otsuseid tegelikult teeme. Ja see on ülihea näide, eluline näide, kui sa ei teeks seda ja sa püsiksid peidus, mis siis juhtuks? Ego toimetaks teistpidi, ehk siis sa tegelikult saboteeriksid ennast ja siis sa taasjõustaksid seda programmi niipidi. Ja seesama programm, mida sa üritad vältida, tegelikult taasjõustuks sulle endale teadmata, sest sa ütled, et minuga on midagi valesti ja mida teeb inimene, kellega on midagi valesti, ta ju peidab ennast. See oli üks põhiline toimetulekumehhanism, mida mina kasutasin. Ma ei julgenud tulla nähtavale, sest ma kartsin, et kui väline maailm annab mulle mingi negatiivse kommentaari, siis mina võtan seda kui piiblit kirikus ja see tähendabki, et see ongi lõppkokkuvõttes. See on see, kuidas ego toimib. Kas ta alati saboteerib või üritab tõestada vastupidist. Ja
ja mis sul siis nii-öelda, kuhu me siis jõudsime, oli see, et sa said teadlikuks nendest piirangutest, sa tundsid, et sa arvasid, et raha annab sulle need tunded, need miljonid. aga kui ma näitasin Kaile seda, et need olekud on kättesaadavad ilma, et välistes tingimustes midagi muutuks, siis mis oli minu arust üliäge, oli see, et loomulikult kadus ära vajadus teha seda äri, mis peaks miljonid sisse tooma ja sa suundusid jälle sellele enda südamerajale tagasi, sellepärast et takistused olid eest eemaldatud. ja Mhm. see on tegelikult, mida inimesed tahavad. inimesed tahavad piiritult särada. inimesed tahavad olla aktsepteeritud sellisena, nagu nad on. aga samal ajal nad ei aktsepteeri iseennast. ja nagu sa ei saa, see on võimatu saada välismaailmalt peegeldust ja kui sina ei tee seda äh, endaga kõigepealt ja ma ütleks isegi, et see ei ole isegi oluline, sest lõppude lõpuks on inimesed, kes jäävadki hinnanguid panema, on inimesed, kellele niikuinii ei meeldi, mida sa teed, mis on kõige tähtsam ja mida ma ennem põgusalt mainisin, on see, et ainukene inimene, kes saab kinnitada, äh, et sa teed õiget asja ja et sa teed seda asja, mis on sulle mõeldud ja et sa oled armastatud ja et sa oled hoitud ja aktsepteeritud, oled sina ise. ja kui sina seda iseendaga teed, siis sa teed ka, siis sa pakud ka seda nagu ülevoolavalt teistele inimestele ja see saab väga nagu magnetiliseks kingituseks tegelikult ja see on see koht tegelikult, kus te tahate olla, noh. ma olen enam kui kindel, et kõik, kes te kuulate, te tahate tunda, et te nagu räigelt särate, niimoodi sisemiselt põlete, et te lihtsalt nagu elate oma elu täiel rinnal, te teete seda, mida te armastate, nagu niimoodi, et teil ei ole aegagi mingi raha peale mõtelda, see raha on lihtsalt tagajärg sellele, et teie elate oma kõige imelisemat elu. see on see, kuhu mina jõudsin, ma arvasin, et raha annab samamoodi mulle kõik asjad, mida ma tahan, kuni ma esimest korda tundsin täituvuse tunnet. ja ma tundsin täituvuse tunnet läbi selle, kui ma tegin mingi ebamugava asja ja tegin esimest korda, ma rääkisin seda eelmisel laivil, tundsin tõmmet teha nii-öelda webinari ja rääkida nendest nii-öelda teemadest, millest me siin räägime, see oli üle 2 aasta tagasi, umbes 2 aastat tagasi. ja see oli ajal, kui ma väga tugevalt ristasin enda väärtust sellega, et mul on raha, aga ma ikkagi läksin sellest kohast nagu läbi ja siis avastasin, et vau, mul ei ole mitte ühtegi senti rohkem kontol, aga ma tunnen nii võimsalt ennast, et nagu ma sain kohe aru, kui iga inimene saaks ennast niimoodi tunda, siis nagu ma ei tea, see raha on täiesti teisejärguline asi tegelikult. Mhm. Ja nii toredasti ütled seda sära, et esmapilgul mulle kohe tundus, et oo sära, et vaata, vaadake mind ja siis ma saan aru, vau, me räägime sellest sisemisest särast, et me saame iseennast hästi tunda ja on see täidetud tunne. ja ma tegingi veebruaris on ju selle mastermind grupi, kus mul on nagu imelised 7 naist ja nagu hoopis teistmoodi on see, sest ma jätsin Poopproktori õpetused kõrvale sügisel usaldades nagu elu, et midagi tuleb, midagi ma teen ja ma püüdsin hakata, mitte püüdsin, vaid hakkasin algul tegema midagi taolist kokku panema, nagu ma puu pealt olen on ju õppinud ja ma tegin ka sügisel ühe kursuse, tegin nüüd 4,5-kuulise kursuse, mis lõppes ja see 4,5-kuuline oli juba täiesti hästi minu nägu, et see on nagu hästi huvitav, sest et tihti ähm, mida ma enda pealt ka kogesin, et kui ma ju arvan, et midagi arvasin, see ei tähenda, et see vahel tegelikult sisse ei sõidaks, on minuga midagi valesti või viga, siis ma ei saagi teha ju enda asja, sest mul on lihtsam võtta kellegi teise asi ja see on juba tehtud ja kui midagi on jamasti, siis läheb tema kraesse, see on mina ei taha nagu vastutada. ja vastupidi just tegelikult, kui ma vaatan kõiki asju läbi vastutuse prisma, siis ma jälle saan seda kogeda, et näed ikka, ma ei saanud hakkama, onju, et noh, jälle minuga midagi valesti, et see on asi, mida sa, Mihkel, nagu täiega avasid mu silmad, et vau, sellepärast mul on mingid asjad elus on ju toimunud ja nüüd, kui ma selle mastermind grupi tegin, siis ma saan aru, et see tuleb nagu nii teise koha pealt, see on täiesti nagu minu asi kokku pandud, ma kasutan seal natuke teiste inimeste loodud materjale, mis on nagu nii võimsad, aga me tõlgendame need kõik siin nagu naiste keelde, vaatame enda moodi, kuidas need meid aitavad, et see ongi hoopis teine koht nagu, kus tegelikult nagu luua, et see Mhm. rõõm ja rahu tulebki on ju minu seest, mitte selle klausliga, aga siis ainult, kui on palju raha, on ju. ja, ja noh, sa viitad sellele lahedale kohale, et tegelikult sinu unikaalsed võimed hakkavad avanema.
nagu see on hiljutine avastus nagu kui te lähete minu kodulehel, siis te näete suurelt lauselt avasta enda võimed ja ma nüüd nagu, kui ma viisin seda tasuta kursust läbi, ma ei tea, kui paljud teist vaatajatest käisid sellel, mis paar nädalat tagasi toimus, siis mida ma avastasin selle käigus, on see, et ma olen võimeline sellisteks asjadeks, millest ma ise ei olnud teadlik. Ja see oli minu jaoks nagu selline ahaa-moment, et kui me ahaa-moment selles osas, et kui me päriselt inimestena alistume sellele, kuidas jumalik vool läbi meie avalduda tahab, siis sa päriselt ise ka üllatud selles suhtes, milleks sa võimeline oled. Aga see saab võimalikuks ainult siis, kui sa lõpetad samastumise nende piiravate paradigmadega, mis põhinevad hirmul, mis loovad kannatust, mis loovad haigusi, mis loovad puudust ja mis loovad düsfunktsionaalseid suhteid. See on kõik see vana elamisviis ja senikaua, kuni me ei tule hirmust välja ja hakka elama armastusest, vabadusest, kõikvõimalikkusest, vitaalsena ja külluslikuna ja siis me ei loo ka imelisi suhteid ja imelist elu. Nii et noh, ja inimesed ju tegelikult arvavad, et nad tahavad palju raha ja nad tahavad palju jälgijaid ja nad tahavad imelist suhet ja nad tahavad six-pack'i ja nad nagu noh, kui ma nimetan siin neid asju, siis ütled, mina küll tahan seda ja ilusaid reise, aga noh, ma ei väida, et need soovid ei ole asjad, mida kogeda ja et me mingil tasandil neid ei taha, aga kui ma küsin sult, et miks sa tahad neid asju, siis seal vastus, mida me leidsime Kaiga ka, miks Kai raha tahab, on sellepärast, et tunda ennast vabana, tunda ennast rahus, tunda ennast rõõmsana. Ja täituvuse tunne tuleb sellest, kui me pühendume enda loovale eneseväljendusele, aga selle ma jätan praegu välja. Ja aga jah, aga see vastus on, et sa tahad ju tunda vabadust ja armastust ja kõikvõimalikkust. Ehk siis millest mina olen huvitatud, on see, et kuidas juhatada inimesi vabaduseni, armastuseni ja kõikvõimalikkuseni ilma, et nad peaksid väliseid olusid kontrollima. Ja paradoksaalsel kombel hakkavad välised olud selle järel ka muutuma. see on see tegelikult ju nii ongi, nagu sa ütlesid, et see on minu perspektiiv väliste olude suhtel, et kui tuleb siia praegu keegi inimene ütleb, et täiega mingit jama juttu ajate, siis mina hakkan mõtlema näiteks, oletame kohe, et issand, et ma olen midagi valesti teinud ja oletame, sina hakkad läbi oma mustri on ju mõtlema, et tegelikult üks ja sama inimene tuleb, ütleb näiteks meile ühte sama asja, aga meie anname sellele tähenduse vastavalt sellele, läbi millise vaatenurga meie näeme kõike, on ju. Mhm. Et ja mul on üks tore asi veel siin kirjas, mis ma panin kirja, kui sa ütlesid ka, et see unikaalsus avaldub ja tegelikult me saame nagu luua teise koha pealt enam mitte hirmust, vaid armastusest, siis mul ongi, et ma teen seda, mida ma armastan ja see, mis läbi minu tahab avalduda, see tegelikult ongi see usaldus elu vastu ja ähm, vaatan korra, kuidas ma seda siia veel kirja panin. Ehk siis see rahaline väljakutse on toonud mind enda teele, sest ma olen need teemad siis ära lahendanud, ma ei tee enam nagu hirmust, et nüüd ma pean siia saama nii palju inimesi, sest noh, ma teen nagu hirmust, et kui ma nüüd seda ei tee, siis mul ei tule raha, siis ma ei ole ennast teostanud, siis ma olen alaväärne, siis mul on süütunne ta-ta-ta. aga kui ma teen nüüd oma mentorlust selle koha pealt, et ma teen noh, armastusest on ju, ehk siis asi pole selles, et mul peab olema suva, kui palju ma raha saan, et ikka arved on vaja maksta ja süüa osta, ma olen valinud, on ju, selle elu. Kuigi võiks elada palmi all on ju ka. et aga just see, miks, nagu sa ütlesid, ehk siis, et mis on see minu südame järgi elamine, et nüüd ma teen seda, et aga naised, saamegi kokku, teeme koos seda gruppi, et liigume koos ja ehk siis ma ei tee seda mitte hirmust, vaid sellest, et see ongi minu ülesanne, see avaldub läbi minu, see ongi nagu see elu usaldamine on ju. et noh, see tõde meil käis, kui me siin arutasime ka, et see läbi enda tõe elamine, et see võib ka natuke sihuke voodoo tunduda, aga et inimene suudaks, võtan enda koha pealt, et ma
see, mis on minu jaoks nagu õige ja mulle meeldib, et ma julgeks selle järgi elada, mitte et kuskil on mingid normid, kuhu ma pean sobituma. Siis ma ka näiteks ei julgeks bikiiniga randa minna, sest ma ei ole modelli mõõtu, käisin eelmine aasta Missise valimisel. Ma arvan, see mul ka hästi palju pani tegelikult kõike kõikuma, et see, sest sealt ju sügisel kõik mul see möll hullult lahti läks, onju. Et igal asjal on väike idenemisperiood ja et ma julgesin sellisesse kohta minna, ma ei ole niisugune nõtkeja, ei oska tantsida niimoodi ja ei ole mingeid selliseid mõõte nagu missid tavaliselt on ja ma lihtsalt tegin midagi nii ebaloogilist enda jaoks onju. Ja siis said need mustrid nagu nähtavalt tulla, tehke ebaloogilist, et näha, mis tegelikult teie sees on nagu veel peidus, et see enda tões nagu elada, see on nagu hästi huvitav. ja sa tõid väga huvitava aspekti välja. Jagan selle koha pealt enda kohta ka, et me võiksime öelda, et okei, ma toon selle kohe nagu nii otse välja ja nii robustselt, et muidugi, meil on võimatu kontrollida välist reaalsust. Ja isegi, et inimesed proovivad seda teha, nad proovivad kontrollida oma rahalist seisu, et tunda ennast paremini, ülitavaline teema, või oma ettevõtte käivet ja nii edasi ja et tunda ennast teatud moodi. Aga mida oma teekonna jooksul avastasin ja mul oli väga palju hinnanguid selle suhtes, oli see, et ma kogesin nii-öelda rahapuudust ja ma arvasin, et mul on vähe raha. Ja ma arvasin, et sellega on kardinaalselt midagi valesti ja mina teen midagi valesti, aga nüüd tagantjärgi ma näen, et see rahaline puudus oli kõige parem asi, mis minuga üldse juhtuda sai. Esiteks, ma ei oleks siin, kus ma praegu olen. Teiseks, ma oleks nagu suure või enam kui tõenäoliselt ikka veel sõltuvuste küüsis. Ja põhimõtteliselt ma ei teeks seda, mida ma tõeliselt armastan teha ja ma ei oleks hakanud huvi tundma selle suhtes, mis mind praegu sisemiselt põlema paneb. Ehk siis nagu Steve Jobs ütles, et sa ei saa ühendada punkte vaadates ette, sa saad neid ühendada ainult vaadates taha ja nüüd tagantjärgi ma näen, et rahaline puudus teenis mind kõige kõrgemal võimalikul viisil. Seega küsimus sinule, kuidas teil on võimalik nüüd natukene nii-öelda enda kannatust eemaldada, on see, et kus kohas sina praegu väidad, et su elu ei ole, et su eluga on midagi valesti. Et sa ütled, et su elu ei peaks olema selline, nagu ta praegu on. Vahet pole, mis eluvaldkonnas. Nagu vaata otsa ja see võib olla nagu vastupanu sellele kohale nagu sellest kohast vabaks saada, aga vaata, kus kohas sa ütled, et nagu selle olukorraga nagu see küll ei peaks minu elus praegu olema selline, nagu ta on. Ja nüüd ma toon siia, kui sa oled selle olukorra üles leidnud, siis kui ma küsin sult niimoodi, et kas see, kui sa lähed õue, kas sa vaatad ka niimoodi, et see päike küll ei peaks seal olema, kus ta praegu on? No muidugi sa ei vaata ju, sa ilmselgelt vaatad, et see päike on seal, kus ta on. Aga elu on samamoodi täpselt selline, nagu ta on. Ma tean, et nagu inimesed tahavad, et elu oleks teistsugune, aga elu on täpselt selline, nagu ta on ja seda on võimatu kontrollida, mis tähendab, et kui sina teed rahu sellega, milline see elu on ja lähened sellele huvitundega, et okei, aga mis mul sellest olukorrast siis õppida on, sest iga olukord, absoluutselt iga olukord, olenemata sellest, kui negatiivne see on, kui sa lähened sellest positiivsest, sellele positiivsest või neutraalsest olekust, siis sa sealt välja ekstraktida nii-öelda positiivse. Isegi kui sa ei saa sellest kohe teada, saad sa sellest aja jooksul teada, nagu mina olen nüüd teadlikuks saanud sellest, mis oli minu viimase 20 aasta eluteekond või isegi natukene rohkem. Samamoodi on ka sinul võimalik see välja ekstraktida, kui sa lähened asjale huvitundega, mitte sellest olekust, et nagu mu eluga on kõik valesti, sellega ei peaks asjad nii olema. Ja sa teed seda viisil, kus sa oled huvitatud iseenda kohta rohkem teada saama. uudishimust. Aga just iseennast tundma õppima, see on võti. Seda ütlevad kõik pühakirjad ka. Tunne iseennast, know thyself. Ma ei tea, piiblis kuni ma ei tea, mis kõikide kirjadeni sa võtad välja, see on nagu see nii-öelda põhilause. Ja sellepärast ma näen, et see töö on ka mind elus edasi viinud, ongi see, et ma olen nagu nii sügavale läinud. Ma ei väida seda, et ma tean lõplikku tõde, aga ma näen, kuidas see minu elu mõjutab ja eelkõige minu olekut. Ma olen ärevusest lahti saanud, depressioonist lahti saanud,
sõltuvuslikest käitumisviisidest lahti saanud, nagu tõsiselt ma tunnen ennast nagu meeletult hästi. Kas mul on veel väljakutseid? Absoluutselt, et on, aga nagu see on juba meeletu samm, nagu meeletu hüpe, mida tegelikult teha, sest nagu ma olin tõesti nagu väga depressiivne ja väga suurtes nagu ärevuses ja ma ei tea, mis kompleksides. Nii et kui sina soovid nagu iseennast rohkem tundma õppida ja nagu õppida selle kohta, et kuidas siis neid piiranguid teadvustada ja kuidas neid lahustada, siis ma olen ma olen loonud ühe kursuse, mis alustab 6. juulil, selle nimi on Teadlik looja. Ja kui sa tahad teada, et mis seal toimuma hakkab, siis ma olen korraldamas niisugust asja nagu Teadlik looja eelvaade. See algab nüüd 11. ja 12. juunil, see on tasuta, ma jätan lingi siia kommentaaridesse, ma arvan, või sa paned võib-olla pealkirja, ma panen kommentaaridesse ja samuti on see 18. ja 19. juunil ehk siis 2 neljapäeval ja 2 reedesel päeval. Ma lähen natukene, no ütleme niimoodi, et ma lähen palju sügavamale selles osas, et kuidas see reaalsus toimib, kuidas loomine toimib, kuidas need programmid toimivad ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis te saate nagu tutvuda selle sisuga, mis seal Teadlik loojas toimuma hakkab. Ja siis teisel päeval, kes laivis osalevad, siis teil on võimalik minu poolt coach itud saada, nimelt ma aitan teil teadlikuks saada teie piiravast paradigmast. Võib-olla 2 inimesel, võib-olla 1 inimesel, oleneb kaua meil sellega seal aega läheb. Te peate lihtsalt ise nõus olema sellega, et see saab olema laivis ja teised inimesed saavad kuulata siis teie jagamist ja lugu. Aga selles mõttes, et see järelvaatamine saab ainult nähtaval olema piiratud aega ja kuskil üles ma seda ei riputa. Nii et võimalus juba tegelikult minuga koostööd teha nendel 2 võimalusel. Ja see eelvaade on siis täiesti tasuta. Nii et aga see kursus algab millal sul? Kursus hakkab 6. juuli. 6. juulil. Ehk siis 6 aja pärast täpselt. Ja, see on 3-kuuline programm, kus on 4 meistriklassi teooriat ja kus te saate küsida küsimusi. 2 on nii-öelda grupi nii-öelda töötuba, kus ma nii-öelda teen nii-öelda ütleme, et mini coaching ut ja vastan küsimustele. Ja samuti on seal 6 eraseanssi. Ehk siis kohtume iga 2 nädala tagant ja need eraseansside salvestused saad sa eluks ajaks endale ja meistriklasside salvestused jäävad aastaks ajaks, jääb ligipääs. Ja samuti on kogukond, saate kirja teel küsida seansside vahelisel ajal küsimusi. Ühesõnaga, see saab olema nagu meeletult transformatiivne kogemus. Ja mille pärast on see 3 kuud, on sellepärast, et mida ma olen märganud, on sellega, et vaata sellel vana minapildil on teatud inerts. See tuli meil Kaiga ka praegu ennem seda kõne nii-öelda üles, kus Kai mainis, et ta tunneb ebamugavust sellega seoses, et sellest teemast rääkida. Mis tähendab seda, et see ebamugavustunne tegelikult tuleb sellest samast piirangust, et minuga midagi valesti, ma olen ebapiisav. Aga kohe, kui ta teadvustas, et see on jälle see paradigma, ma ei tea, me rääkisime vist 2 minutit ja siis ütles, juba on see tunne läinud. Ehk siis, aga kus on selle võti, on see, et ta enam ei reageeri sellele, ta ei suru seda alla, ta ei pea seda tõeseks ja tänu sellele see asi saab lahustuda ja ta saab uuest energiast loovalt tegutseda, mitte alateadlikult reageerida, mis väljendub läbi sabotaaži või vastupidise tõestamise ja mis loob täpselt sama vana reaalsust, mida inimesed üritavad vältida. Ehk siis te olete võib-olla märganud seda, et teie elus korduvad teatud olukorrad ja te ei saa aru, et miks. Et siuke tunne, et sa teed ükskõik, nagu sa proovid teha ülipalju asju, aga kõik asjad nagu korduvad, midagi ei muutu. Ja siis mõtled nagu, mis mõttes, et ma olen nagu kõike proovinud. Täpselt see juhtubki sellel samal põhjusel. Sellel samal põhjusel, et toimub alateadlik reaktsioon ja inimene ei ole ise teadlik sellest pimekohast, mis juhib tema elu. Nagu ütles Carl Jung, senikaua kuni sa ei too omad alateadust teaduse kätte, see juhib sinu elu ja sa kutsud seda saatuseks. Mina kogesin seda sama asja. Tegutsesin ükskõik kui palju võimalik, tulemused tulnud järgi. Kail samamoodi, ta jõudis tulemustega ülesse, aga ta kukkus alla tagasi, sellepärast et teatud aspektid alateadusest ei olnud teaduse kätte toodud. Ja me jõuamegi ringiga selle alguse juurde tagasi, et see töö, mida sa seal Teadlik looja kursusel teed, see on nagu sinu elu vundamendi loomine sõna otseses mõttes. Nagu see on võimsamat muutust minu perspektiivist on võimatu läbi teha,
nagu või ei saagi läbi teha, sellepärast et sealt algab kõik, sealt algavad sinu mõtted, sealt algavad sinu tunded ja sealt omakorda ette tegevused. Inimesed on, kui neil on mingisugused probleemid, siis mida tavaliselt tehakse, minnakse kuskile selle eksperdi juurde, kes soovitab teatud strateegiaid, tegusi. Mina tegin samamoodi, ma võtsin endale coach'i või mentori, kes andis mulle teatud strateegia, et ma saaksin nende ettevõttega käivet teha. Ma tegin 1500 lähenemist, nagu müügi lähenemist ja jõudsin ühe maksevõimetu inimesega kõnesse. Noh, me võiksime öelda, et probleem oli võib-olla müügiesitlustes ja nii edasi, aga kuskohast need kõik müügiesitlused ja asjad hakkavad, need hakkavad ikkagi olekust ehk identiteedist, missuguseid inimesi ja olukordi ma tõmban, kuidasmoodi ma seda esitlust teen, missuguse energia ma saan, mismoodi ma sõnu kasutan ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis ma läksin nüüd täiega käima ja mul ei ole korra läks sellest meelest midagi, ära. sa räägid sellest olekust ja et see olek on ju kõige alus, inimesed arvavad, et kui midagi saan, siis ma saan nagu olla, aga tegelikult enne tuleb vaadata, kes me oleme ja siis see midagi saab, Ja, see toob meile siis midagi, et niipidi käib see tegelikult on ju. ja ehk siis täpselt ja et kui sa tahad oma elus luua päriselt soovitud elu ja erakordseid tulemusi, siis nagu see on parim koht, kus alustada, sellepärast et jah, nüüd kuhu ma tahtsin selle jutuga jõuda, et tavaliselt minnakse eksperdi juurde, kes soovitab tegusi. aga kui sa lähened asjadele tegudes, siis sa oled tegelikult juba hiljaks jäänud, sellepärast et kui sa vaatad kaskaadi mõtted, tunded, tegevused, siis tegevused on kolmas aspekt sellest, mis lõpuks viib tulemusteni. Aga noh, me kõik teame, et mõtted ja tunded on nagu sünnipunkt tegevustele, aga millest mina olen huvitatud, on see, et aga kuskohast saavad mõtted ja tunded alguse. Mhm. Ja see ongi see sügavam alateadvuse kiht, identiteet, meie olek. Ja kui me tegeleme sellega ja eemaldame sealt vanad mustrid eest ära, siis sinul on võimalik täita see ruum, teadvuse või mõistuse ruum, millest ma sel kursusel räägin, teadlikult sellega, mida sa ise sinna valid ja nüüd ma jõuan selleni, et mille jaoks on see kogukonna tugi, sest sellel vanal minapildil on teatud inerts. Ma toon alateadvuse teadvuse kätte, aga sul võib nagu meelest ära minna, see vana programm läheb jälle käima, aga siis sul on kogukonna tugi olemas, et kuule, te vaata, et see on jälle koht, kus see ego üritab kasutada kas väljaspoolt tõestust, nii-öelda haaki, et seda vana paradigmat taasjõustada. Ja niimoodi sa saad hakata praktiseerima sellest uuest olekust elamist. Ehk siis see on nagu kaks sammast, millest ma räägin. Üks on teadlikkus, ehk siis esimene samm on või nagu teadlikkus, ehk siis teadvustada piirangut. Teine sammas on praktika. Samamoodi nagu sa praktiseerid klaveri mängimist otsast lõpuni, otsast lõpuni, otsast lõpuni. Samamoodi on ka sellest uuest energiast elamisega. Lihtsalt asjade teadvustamine ei muuda midagi. Sul tuleb ka praktiseerida elamast sellest uuest energiast. Ja siis elu toob sulle alati inimesi olukordi, et sellest vanast teadlikuks saada, et sul oleks võimalik siis jälle uut valida. Ja harjutada, treenida ennast on ju, et nagu ma Ja, ütlesin ka sulle, et kui ma siin käisin pikkadel jalutuskäikudel siin veebruaris ja märtsis, et siis ma kuulasin seda ühte sama kohta, natuke seal mingit oma juttu kerisin edasi, kuulasin jälle, mis nagu Mihkel räägib, et ma ei unustaks ära, mul on seina peal ka kirjas on ju mingid laused, et sest meil nõndanimetatud, me kutsume seda, et elu tuleb peale, aga tegelikult see tähendab, et me lihtsalt läheme oma sellesse vanasse mustrisse ja me hakkame ka mõtlema ja tundma ja käituma automaatselt. Ja loomulikult see, et üldse midagi ei tee, noh, ma arvan, et tegevusse tuleb minna, aga lihtsalt teisest olekust. Et mul oli ka see näide, et kui ma kunagi Tupperwaret müüsin ja helistasin mõnele naisele, kellega oli kokku lepitud, et millalgi teeme ta juures esitluse ja hakkan helistama, loodan, et ta ei vasta, loodan, et ikka ei saa ja mul on nagu, et mis taotlusega või mis olekust ma helistan, et ma niikuinii ei oska mingi a la müüa või kes ikka tahaks osta minu käest on ju, et aga kui ma selle olekuga helistan, siis miks sealt üldse, noh, kuidas sealt üldse saab midagi tulla, on ju. Et ma arvan, et mina väga soovitan seda Mihkli kursust, kui sa tahad Mihklit paremini tundma õppida, siis paned on ju siia pärast lingid alla, et selle video all siis leiad lingid, et mis on kõigepealt see tasuta asi, saad seal veel tutvuda Mihkliga ja siis minna kursusele, mis algab endal 6. juulil, sest see, et
miks siis nüüd raha ei ole, mis juhtus, seda te võite kõik võtta ükskõik mis koha pealt enda elus, kellel on mingi suhetega teema, muideks ka seda raha kohta lahti rääkides Mihkliga ma nüüd hakkan jälle kohtingutel käima, nii põnev on, sest ma sain aru, et see on ka mingi koht, et kuidas ma meestest kuidagi olen hakanud on ju arvama, et need asjad on kõik täiega omavahel seotud, et Mihkel toob nähtavale selle, mida sa päriselt nagu enda sees endast arvad, mis on nagu see asi, mida sa ei taha näha, ma ei taha ju näha, et minuga on midagi valesti ja siis ma teen kõik selleks, et ei oleks minuga midagi valesti ja siis midagi juhtub ja siis ma saan jälle tunda, et minuga ongi midagi valesti ja noh, et see ongi üks nõiaring ja mulle meeldib, kuidas sa Mihkel ütlesid, et ma olingi nii palju oma minapilti muutnud, aga ma olin muutnud seda selle klaaskasti sees, miks klaasis, sest ma ei näinud seda ja siis nagu mingid samad asjad hakkasid jälle korduma, jälle samad asjad korduvad jälle, siis ma jagasin mõndadele oma sõpradele ja taipasin, oota, aga ma olen talle juba seda jaganud, siis ma ühe teadlikuma sõbra käest küsisin ka, kuule, aga ma olen varem ka sulle ju seda öelnud enda kohta, ütles on jah, oled jah, ma ütlesin, kaua ma siis veel teen seda, ütles nii kaua, kui sul kas saab kopp ette või päriselt näedki selle läbi, kust see tuleb ja Mihkel aitas mul seda nagu läbi näha. nii et kui sa ka tahad teada, et miks sa ei saa seda, mida sa otsid, siis ma nagu väga soovitan Mihkli poole pöörduda. Ehk siis see alguse lause, miks raha ei andnud mulle seda, mida otsisin, siis sellepärast, et ma ise üldse ei uskunud ja ei arvanud, et see üldse ongi võimalik. Võtame hästi lihtsalt kokku, on ju. Ja seda saab muuta. Ja ma ütleks, et see on esiteks võimatu, et raha annab sulle midagi, sest nagu me ütlesime, ükski väline olukord ei saa sulle anda seda, mida sa tahad, ainult sina saad seda endale anda. Ja me elame illusioonis, et välised olud panevad meid tundma kuidagimoodi, aga tegelikult on see paradigma, mis paneb meid tundma teatud moodi. Kui Kai arvas, et ta tunneb ennast väärtusetusena ja nagu mitte väekana ja mitte armastatuna, sellepärast, et tal pole raha, aga tegelikult raha puudus sai loodud sellepärast, et see oli tema baasolek. Ja kas ma võin tuua välja selle, miks sa neid mehi eemale saboteerisid? Mina ei tea, las see jääb. Las see jääb, okei, ma jätan. Las see jääb, et see on hästi sarnane asi, aga hoiame täna selle raha juttu, las see jääb selles mõttes, et aga ühesõnaga, seesama paradigma, mis ma käisin, ma võin lihtsalt nagu viiteks või nagu nii-öelda hint inglise keeles öelda, et see on seotud sellega tegelikult. Ehk siis, aga neid seoseid on väga keeruline näha, kuna need on alateadlikud inimestel. Need on nii automaatsed, vaata sa ütlesidki, et kui mingi asi on automaatne, siis ta ju tuleb ilma, et ma teda näeks ja teeks näiteks, et ma kogu aeg kuidagi nokiks siin seda või kes küüsi närib või midagi, mis iganes see automaatne tegevus, mõni paneb nii, ta isegi ei märka seda. Ja see tähendabki ju, et me ei ole nagu sellest teadlikult, kui mingi asi tuleb automaatselt. Ja tegelikult siin on nii palju asju, me võiks veel rääkida, aga ma panen selle lingi ka siia, kus meil oli sinuga 2-tunnine vestlus. Minu arvates seal tuli see meeste asi rohkem välja, mis ei taha rohkem laiali valguda, seepärast mõtlesin, ärme praegu räägisin. No ma ütleksin selle paari sõnaga lihtsalt ja väga nagu täpselt, kui sa oled avatud selles. Ära ütle praegu. Okei, ma ei ütle. Jätad selle salapäraseks. Las ta jätta salapäraseks, sellepärast, et see, kuidas me rääkisime sealt pikemas laivis, sealt ma tegelikult ei rääkinud ka nii täpselt, kui ma selle praegu 2 sõnaga ütleksin välja, aga ma ütlen sulle siis pärast selle, kui see live läbi saab. No ütle siis välja, ma arvasin, me rääkisime sellest, okei. Ja me rääkisime sellest, aga lihtsalt nagu praegu see kuidagi nagu ma nägin seda, ma tegelikult ütlesin sulle samamoodi, aga nüüd ma saan selle põhimõtteliselt 2 sõnaga nagu välja öelda sellisel viisil, et kuna sina ristasid väge rahaga, eks ole, ja milline on üldiselt mehe ja naise dünaamika, on see, et mees vastutab raha asjade eest. Ja iga kord, kui sa ütlesid, et sa lähed mehega välja sööma, siis sul on niisugune tunne, et nagu mees ju tavaliselt maksab asjade eest, mis tähendab, et sina annad ju väe ära, mis tähendab, et nagu et sul tekib niisugune tunne, nagu sa oleksid, nagu ütlesid, alaväärsustunne. Ja see on see tunne, mida sa üritad vältida, mis tähendab, et kuna sa ei taha seda tunnet tunda, aga tegelikult sa all juba tunned seda tunnet, siis sa automaatselt lükkad alateadlikult mehi eemale, et seda tunnet mitte tunda, samal ajal, kui sa tegelikult pead juba seda enda kohta tõeseks, aga
kuna programm töötab niimoodi, et kui väljaspoolt tuleb tõestus, mis seda tunnet annab, no siis see ongi lõplikult tõde minu kohta. Ja nüüd, kui see teadlikkus sai, nüüd sa näete ise, et tegelikult ilma, et keegi annaks sulle soovitust, et mine meestega, ma ei tea, date'ile, sa tegelikult hakkad nagu, kui see asi hakkab lahti loksuma, sa hakkad ise teistmoodi käituma. Ilma, et sul oleks vaja mingisugust eksperdi nõu. Ja see ongi täpselt seesama asi, millest ma ennem rääkisin. Olek, mõtted, tunded, tegevused ja tulemused. Ja ei olnudki nii hirmus, ma mõtlesin, ma ei tea, mis sa nüüd räägima hakkad. Ja tegelikult see alaväärsustunne, et kui ma lükkan eemale mehed enda elust, et mitte tunda siis alaväärsena, siis tegelikult see, et ma seda teen ja saboteerin, siis ma saangi, et näe, ma olengi alaväärne, et keegi tahab ka koos olla. Nagu see on kuradi nõiaring, vaata. Need ongi täiesti ajuvabad selles mõttes, jah. Ja see on hästi huvitav ja see on üks protsess, see ei ole niimoodi, et nüüd siin sai teada ja kohe midagi muutus, mingi olek minus muutus, aga välisele annab ju natukene aega, on ju, et kui ma täna hakkan maja ehitama, ei saa ma homme sisse kolida, et tuleb siis aega anda ja ma arvan, et Mihkliga koos sellele teekonnale minna on nagu hästi-hästi äge. Meil on täna siin päris palju kuulajaid, vahepeal on 20 ja nüüd on 18 inimesed käivad sisse-välja, et minu soovitus on, kui teid vähegi kõnetab, mida me Mihkliga rääkisime, siis võta ja kuula seda uuesti, võta mingi oma koht ja tee see läbi, aga veel parem mine Mihkli kursusele, sest kui me isekeskis teeme, siis me oleme tegelikult ju oma automaatsuses. Me ei saa ju seda näha, ma panen selle pliiatsi siia kõrva taha ja ma võin käia õhtu otsa ringi, kui mul kaamerat poleks, kui mul see pliiats näiteks jääks seisma, on ju paremini, siis ma võiks käia ringi ja mõelda, kus mu pliiats on. Minu isal oli nii, kui ta vahel midagi mõõtis, tal mingi harilik pliiats, siis ükskord otsis taga ja siis me vaatasime õega teda ja naersin. Isa, et mis te naerate, see oli pliiats kõrva taga. Ehk me ei saa näha sellist asja, mis ei ole nähtavale tulnud ja sellepärast on hea, kui keegi seda näitab, sest et vastasel juhul sa ei tule see nähtavale, aga tegelikult me võime siis enda peale veel pahasemaks saada, sest üks asi, mida me tihti Mihkliga rääkisime, me ei pea sinna pikemalt üldse laskuma, oli see, et ma tegin ju siis valesti, okei, ma hakkasin teisiti tegema, Mihkel on ka ei, juba programm võttis üle. Kui ma juba hakkasin andma hinnanguid, et kuidas ma minevikus valesti tegin, juba olen ju programmis sees. Ja kui sina siin ka kuulad ja seda isekeskis teed, siis sul võib hoopis hullemaks minna. Nii et anna endale võimalus ja võib-olla on just Mihkli kursus sinu järgmine samm. See on ülihea koht, mis sa selles mõttes välja tõid, on see, et tulemused ei saagi üleöö muutuda, selles mõttes okei, nad saavad selles mõttes, mingid aspektid saavad hakata muutuma, kui meie sagedus muutub, sest me elame ikkagi nagu energeetilises maailmas. Küll aga see, kui sina oled oma praegused tulemused loonud oma kogu elu vältel ja nüüd sa muudad enda oleku ära, siis ja sa ootad, et need tulemused hakkaksid nädala aja jooksul või 3 kuu jooksul muutuma, siis anna endale natukene aega, nagu ela sellest uuest olekust paar aastat ja siis tee nagu järeldused ja vaata, okei, kuidas minu elu on muutunud võrreldes nende eelmise 2 aastaga, kui ma elasin sellest vanast olekust. Ja sealt sa saad hakata nagu vaatama, et okei, ja seda sain mina ise kogema. Ma hakkasin 2019 tegelema enesearenguga, ma võtsin coach'i, hakkasin ettevõtlust tegema, ma ei tea, mingi Amazoni äri ja mida kõike veel. Ja ma olin järjepidev ja ärkasin kell 5 hommikul ja mitte kogu aeg, vahepeal kukkusin auku ja põlesin läbi ja nii edasi. Et üles-alla oli ikkagi see. Ja siis ma teised 3,5 aastat ma keskendusin ainult enda olekule ja ma põhimõtteliselt nagu ei tegutsenudki. Enamus ajad käisin mingid rannas jalutamas ja ma ütleks, et mitte ma ütleks, aga minu unistused täitusid rohkem sellega, kui ma tegelesin ainult enda olekuga ja kui ma tegelikult istusin pealtnäha kasutult tegelikult. Aga ma olin ka tegelikult kohas oma elus, kus ma ei teadnud nagu, kes ma olen, mida ma tahan, sest see identiteedi nii-öelda surm või see nii-öelda identiteedi vahetus oli minu jaoks nagu nii võimas lihtsalt. Et võib tekkida olukord, kus on see, et kes ma nüüd olen, mida ma üldse elult tahan, sest me oleme nii inimestena tihtipeale nii harjunud nagu elama mingi ühiskonna nii-öelda ühiskonna arvamuste järgi, mis asuvad meie mõistuses. Tegelikult ühiskond ei arva midagi, see on see, mida meie arvame, et ühiskond arvab. Aga mitte, et meil ei oleks mingit ühiskondlikke uskumusi, aga lõppkokkuvõttes ma ei hakka seda keerulisemaks ajama. Aga
point, mis ma tahtsin öelda, oli see, et minu enda kogemus oli konkreetselt see, et kui ma hakkasin enda olekut muutma, siis minu elu hakkas avalduma palju kergemini ja palju maagilisemalt soovitud viisil, ilma et mul oleks vaja metsikult vaeva näha ja pingutada. mis ei tähenda, et väljakutsed ei ole ja vahepeal nagu ebamugavaid asju võib-olla ei teinud, aga päriselt nagu elu on räigelt rohkem elamist väärt võrreldes sellega, mis ta ennem oli. ja see on sisemine töö, nii et paned siia, sa vist veel ei pannud linki, meil on Anu on siin Ja tere ma võin, öelnud ma keegi võin, ja pane ma võin sinna kohe panna. lingid ja ma tänan teid kõiki, et aitäh ka Mihkel, et sa tulid siia jagama ja eks ma vaatan, nüüd ma lähen täna ma lähen küll õue jalutama, ma tunnen ma tegelikult tegingi poe nimekirja, et käia nüüd poes, et saab kohe õues olla ja uudistage, vaadake, millega tegeleb Mihkel ja siis saate siit edasi minna. See töö iseendaga on üks võimas asi ja see identiteedi muutus ei ole lihtne teha. Ja las keegi aitab, nagu otsustad saada lapse, eostad lapse ja siis annad aega, et ta saaks sündida. nii ongi meil selle identiteedi muutusega ka. aitäh sulle, Mihkel, ja aitäh kõiki, kes te siin olite kuulamas ja vaatamas. Ja aitäh kõigile. Tšau, tšau. Tšau.